Tervist, täna tuleb üks action päev meil ja kuna Fredi ei ole väga hommikuti inimene, siis ma mõtlesin, et ajame ta veits varem ülesse ja viime ta massaaži. Ta ei tea mitte midagi, ta magab praegu veel kodus. Fredi? Me peame minema kohe, Fredi. Fredi, me peame kohe minema. See hakkab sust kohe varsti. Pane riidesse. Särki ka alla lihtsalt. Me läheme ikkagi kodust välja. Me ei lähe siis maja ette. Oli kahtlane, kurat, kui see kirjutab, eile ei olnud mingit infot. Kõik oli paigas juba. Ma olen teisi joppa. Mida tormib? Liiv on ka, no muidugi, kurat. Liiv, mida? Fredi aju hakkab tavaliselt tööle nagu kell 10 ja kell 11 on ta valmis midagi välja andma. Kell on praegu 8:30. Kui me mingid Raivo heinataipi biiti teeme, siis mingi pekkina. Kuna sa said nii kiirelt kodust välja, Fred, siis premeerime sind veits. Sa võid tanklast valida endale ühe batooni, mida sa tahad süüa. Mida orjapidamist. Ainult see sobib. Mida sa sneak peekida? Ei saa mingi. Kus sa? Vabandust, mind tahetakse röövida, kas te... Vabandust, korra. Tule Ei taha minna. Tahetakse röövi. Me oleme siin maja ees. Kas siia võib ükskõik kuhu parkida? Redvad käinud sinna, Miks ma peaks olema siin käinud enne? Seal käinud sinna. me kõik oleme. Ma ei tea, see ei näe välja nagu jääauk. Ega minu ootused. Rippuma siis lähme või? Tervist. Tere. Tarasmees on siin. Kus me oleme? Just aiman. Okei. Ei, ma ei arvanud, et poisid võivad midagi head teha, siis ma arvasin, nad viivad mind kuhugi külmetama jääauku, aga hoopis mõnulema või? Oligi just selg valusaks jäämas trennist. Kõik täis jõuga ja kõik energia siis saad välja elada. Mis kaigas see nüüd on? Tõesti, oi kui valus on sealt. Ma ei tea, kas ma peaks olema mees ja kannatama või karjuma, aga... Peame või? Kuhu me minema peame? No nii, Fred, tulid tagasi. Ma käisin õppimas vahepeal, kuidas teha. Oi, kuule, sa oled karmi käega. Ohoh. Niisugune magus valu. Võtke see vees ära. Liiga hea, kui vaatasin. Nii valmis, jah? Ma ei ole valmis. Tähtsalt, täiega valmis. Ei ole valmis. Aga nüüd, lämme. Kui õlin sa. Jaa, aitäh. Nägemist. Sõbrad ei olegi nii halvad, nagu tundub. Hea on olla. Ja... Mida sa teed? Tahad minna? Ei taha. See on hea mõnu mäele. No nii, tegemist on siis põhimõtteliselt kohaga, kus ma veedan enamik enda aega selle autoga. Vaat tankib ära, võtad asendi sisse siin kõrval ja oled nii natuke. Ma tavaliselt muidu magan pagassis, aga praegu on pagass mingite jorsside asju täis. Tungil mingid jopesid, kotte. Siis saad aru, see Fred seal nüüd pärast massaaži mõnusalt sooja istme peal on ju. Tänane plaan, ma saan aru, on siis minna Kiviõlisse mäe peale libisema. Elus esimest korda proovime. Ma ei saa aru, kui sul on 2 jalga kinni nagu how make. Not make. Ei tea, Andres tuleb varsti järgi hiljem. I would like to sleep. Ja also. See ilmselt ei olnud ainult üllatus, mis Fredi täna saab. Ma ei taha teada. Teine, ma arvan, et ei ole nii mõnus. Tahame head sulle. Kas ma olen sulle kunagi midagi... küll, mis teha. Las teada. Untsake. Ihvinik. Mingi tantsu. Lähme peole. Ma ei taha. Why is brain power? Ühesõnaga, anname meedikule veits praktikat. Yes, kollektiivselt. Esimene burger. Teades eelmist Kiviõlis käiku, siis... Mis sa tegid? Õige downhiller. Kukub alati. Ja kui külgede peale vaadata, siis on nagu üliilusad vaatad. Ja kui selja taha vaadata, siis on mingi Mustang, mis lihtsalt uisutab mööda teed nagu. Also me saime just korraldatud Fredile järgmise taski. Siis kui me kõik läheme rahulikult sööma, siis Fred läheb teeb tööd kassas. Siis kuidagi on vaja see päev suusameel välja lunastada. Te ei tea, kas Andres ka on juba liikuma saanud või passi pikke kuskil. Tal oli mingi tähtis esinemine täna. Kuidas tunne on? Ei, super. Ebareaalne sõit lihtsalt.
See oli ikka suht kohutavad ilmastuslikud olud olid, eriti nende autode jaoks. Maanteel 90 alas oli mingi hunnik rekasid ees, kes lasid siukse 5-60-ga. Ebareaalne talv lihtsalt, nagu me leidsime ka kurat päeva, millal tulla siia. Oi, mis talv, mis toimub? Tervist. Lapimaa või? Ei, me mõtlesime, me oleme paljalt täna. Küll lave laul, nagu täna kollast kaarti annast, aga et vau, väga andekas. Ei, ma ei... Kes sa vaatad seda, Andreas Velts on läinud hulluks. Emps tegi mulle sokid. See on päris villasokid, panna kurat funktsionaalselt kasutada villasokke. Mõtlesin, et kurat, kus ma panen need jalga? Kõik raha kohe kotti. Wow. Räägime läbi. Vaat, nüüd on asjad juba rohkem mingit moodi. Veel ühed suusad pole. Ei, nagu see on 2 suuska ühele inimesele. Kuidas ma veel nagu proff välja näen? Kuidas nad seisavad? Kõik riputavad mingeid asju konksudega endale igale poole. Neil on mingi seljakotid, on mingi pääste asju täis. Küll on alles lobamokk. Mina? Lobamokk. Rääkima hakkadki veel. Ühesõnaga, teeme nüüd lauakoolitust. Kunagi elus pole laua peal olnud. Esimene libisemine, ütleme nii. Väga ideaalne. Ideaalne, kuidas kõndida? Suurele väele. Tundub, et see mäetipp saab täna valutatud küll. Fredi ilmselt tahtis esimesena seda suurt hüpet hittida. On ju? Tõsi jah. Nii et Fred teeb ära. Let's go! Meil on ülitore siin kahekesi ja me võiks jääda siia kahekesi. Ma loodan, et keegi ei tule rikkuma meie seda kahe sümbioosi siin. Jah. Suusad liigud tagasi. Hopsti! Meiega ühines meistrimees Andreas Meltser. Vaata seda. Okei, loodan, et see läheb meelest ära. Ma ei taha näha väga siuksed. Ära sega vahele. Ja me oleme siin seni laua selgeks pidama ja õppinud, ega raske on ikka. Kusjuures üllatav, nagu kuidas, mis me õppisime mingi 45 kuni tund aega ja me kõik saime nii palju selgeks, et me oleme saanud sealt ülevalt alla ilma kukkumata. Kiirus võib-olla pole kõige suurem olnud, aga teate, mis mul on suur või? Armastus selle mäe vastu. Kotid, ma arvan, et täna murdub, kui mitte minu käeluu, siis kellegi süda, sest et see on lihtsalt niivõrd ilus, mis seal toimuma hakkab ja juhtuma hakkab. Vähem juttu, rohkem sõitu ja külm on kurat. Meie murra südameid, meie murra. Läheme murrame mäge veits. Jou, vana mehed. Mine alla nüüd, mida sa teed? No nii, näita meile, Fredi, mis sa oskad? Ja mis juhtus nii lõpus, mis juhtus? Kuule, vaata lauaga on siuke asi, et kui sa laua paned maha, siis sa käid kummuli. Ei! Suusad on, aga kus kepid on? Kepid ei kepi või? See nali ei käi niimoodi, Fred. Teil pole piletit, kuhu te lähete? Kuhu te lähete enda arvust, härra? Kuhu te lähete? Teil ei ole piletit. Okei. Hello. You walk jalga. Let me pop my shit, yeah. Keep a big Glock on my hip, yeah. One up top my shit, oh God. I don't like to cop my shit, straight up. Y'all niggas gossiping shit. No more beef, we drop that shit, straight up. Y'all niggas talk that shit. Kuidas kannikad on? No beat straight out my... Aha, Timo. Hüppe! No nii, Gabriel, peab slaigima, kuidas tunne on? Mul hakkaski maru külm, ma lähen võtan veits sooja. Tule, lähme nüüd. Sa varid endale seda saba kondi peale ikka pehmendust ka või? Ja. Ma võtsin sinu oma ära ja põin endale. Sa oled eriti komedian, kui väiksed lapsed on juures nagu. Mis sörk sellega on? Ma ei diskrimineeri. Või no mitte väiksed, sorry. Ai, Fred. Kohe tulid sollu väiksed poiste. Rapu koolitus on läbitud, kuidas pärast koolitust enesekindlusega on? Enesekindlusega on väga hästi, teate, millega ei ole jopega, sest mul on ainult pusa seljas. Ja siin mäe otsas ei ole just nagu soeparadiis. Apadi, üks läks. No nii, liigume. Ja ma tellisin süüa, kas jõudis kohale või? Te olete kuller või? Ossa! Tegelikult ei suht normi. Ei, ma ei pannud matsu. Näha on. Kas sa saad? Valele poole praegu liigud.
Gabriel Melton, 5-kordne Kambja lumelauameister ja tehnika on uus ja ebatavaline. Ja milline tempo, Teo samm on selle kohta öeldud isegi võib-olla liiga kiire. Ja mees ja hüppas ja õnnestus ja tegu on uue Kiviõli meistriga. Palun kohe võistlusjärjes kommentaari, kuidas ja mis läks valesti. Tead, kus püsti saada sellega? Ei, see ei saagi. Okei. Nii palju, kui sa söönud on, aga mul käes kiita ei ole. Fredil on küll olnud. Mida Fredil ei ole praegu, on õigus süüa kohe. seal on need lastetoolid, nad väiksed võib-olla lähevad sinna. See on nagu müla, mida ma otseselt lihtsalt ilmselt täna kokatasid valla. Miks? Teil oli vaja lisatööjõuga. Ei, palun. Mida teil? Mina võtaksin lõbusaid viineri notsusid. Ma olen närvis juba. Annan mulle igat teha natukene. Kas te saate aru, kui raske teenindaja elu on? On esimene päev. Kas saab süüa? Vabandage, kas sa ei näe, et meil on tegemist? Tuleb oma taldrikuga kohale, eriti ära tõusnud. Võin kõne sõbrale teha. Kolleeg. meil on praetaldrikud ka olemas. Palun vabandust, see oli tõesti minu sõbra pärast. Ta on su sõber. Tundus küll, kuni selle hetkeni, kui peaks toitu mõne mul. Võrdlemiseks, et Me tuleme kahekesi üle leti praegu. kui teil nii kõvad mehed olete, tulge. Oota, miks? Kas nüüd kakluseks või? Ei no, ma räägin, kui seda meie vahel ei oleks, te võiks ennast ise teenida. See on meie vahel, sina teinud meid. Sinu aeg sai otsa, nii et palun, mingi sööb. Ma tahaksin tõesti kohtuda inimesega, kes siia tööle väikes. Tore päev oli suusamäel, mis ei ole võib-olla nii tore, on see. Täitsa p***. Eestimaa talv jätkub. Mäed olid väga libedad, väga mõnusad ja aitäh Kuulbetile, et ta meid ikkagi toetab selles spordis. Ja aitäh teile vaatamast, kohtume õige pea. Tšau!